Et oleme siin Sõrves raamatukogus, et oled isiklikult annetanud siin nüüd täna 100 raamatut, et kus see idee tuli? Idee tuli sellest, ma lugesin meie maast, et kui see avati siis, et see raamatukogu on siis, aga siis raamatut nappis, et riiulid olid siis tühjad ja kodus oli nagu hulk eestikeelsed raamat, mis mu isa ja isa-venna poolt olid. Ja siis tuli see mõte, et miks mitte siia tuua nad. Nad olid Sõrvemehed mõlemad ja siis ometi väike pärandus tuleb tagasi siia. Et idee on väga armas. Millised need raamatud valdavalt siin on nüüd? Suurem osa on, no need on Rootsis või Kanadas eestikeelsed raamatud, mis on trükitud. Väga palju ajaloosed raamatud, mis räägib, mis sõjakeerises juhtus nii Saaremaal kui Eestis. Aga siin on ka romaanisid ja mõned mälguraamatud ja... Olete ise ka mõnda lugenud? Küll ma olen, pean rääkima, et igas nendes raamatus on üks veel olemas kodus. Ma pole muidu kõik läbi lugenud, aga mõned olen kindlasti lugenud, jah. Et kui nii palju raamatut kodus seismas, et siis perekond, suguvõsa on olnud suur raamatute lugeja? Kindlasti, jah, see oli enne, kui nad tulid Rootsi, siis poldi televiisorid ja sellise asju, siis paljud ostsid raamatuid lugesid. Tänapäeval on natuke teistmoodi see asi. Ja kuidas ise olete Saaremaga nüüd seotud? No, praegus pole muud midagi, et mul on siin maatükk Sõrves Ulakülas. Ja mõtlen sinna edaspidi maad ehitada. Et siis tulevikus Saaremaale päris elama? See on nagu kavas, jah.